Tere tulemast Ürgväekoja tarokooli. Vaatame viimast masti, mis on mündid. Nagu asjade puhul ikka, uus algus. Ehk siis mündid kui maamärk näitab, nagu siin on näha, see on üks värav. Tee läheb välja, ehk siis uus teekond algab, mingi uus ettevõtmine, mis siis on seotud kinnisvara, maisevara või siis sissetulekuga. Uus töökoht, uus nii-öelda võib-olla hobi, mis sisse toob, uus kodu, millegi soetamine, et oma siis nii-öelda heaolu parandada. Samuti siis müntide asj võib täiesti tähendada väikest lisasissetulekut või ootamatut nii-öelda rahalist võitu, võib-olla lotovõit, võib-olla keegi maksab võla tagasi, mingisugune sissetulek, mida võib-olla ei olnud oodatud, mis tuleb just nagu ühekordse sellise süstina nii-öelda. Nii, müntide 2. Müntide 2-ga on selline ebastabiilne lugu, ehk siis see räägib sellest, kuidas me üritame kogu aeg mingit tasakaalu leida oma töö ja kodu ja oma sissetuleku ja väljaminekute vahel. Ehk siis see ongi nüüd selline võib-olla kõige esmane või madalam energia siis oma nii-öelda rahaasjade haldamisel, et ta nagu positiivne kaart selles mõttes ei ole, kui me võtame selles võtmes, et see võib minna nii ja naa, nii kaua, kui sa jaksad neid õhus hoida. See lainetav meri seal taga näitab täpselt samamoodi, et see on ebakindel ja kuidagi sa nagu ise teed seda. Et see on selline nagu orav rattas kaart, kus nende müntide vahel me näeme seda lõpmatuse märki, mis siis räägibki sellest, et kui sa nagu midagi ei muuda, siis sa jääbki siin žongleerima neid asju niimoodi, et kaua sa jaksad. Või siis olenevalt küsimusest võib siis näidata see kaart tulemusena, et need asjad võivad minna selles mõttes täpselt nii, nagu sa ise teed ja kas sa leiad ja võib-olla ei kaalu üles see nii-öelda väärtus seda, mida sa ootad. Ehk siis sa võib-olla annad rohkem, kui sa saad. Ehk siis ta on ühtviisi tasakaalu, saavutamise soovitus ja teistviisi siis hoiatus selle eest, et seda tasakaalu ei pruugi saavutada. Sõltub küsimusest, sõltub nendest kaartidest, mis on selle ümber. Aga see on jah selline igapäevaelu nii-öelda üles-alla asjade ajamine ja selles võib-olla orav rattas olemise nii-öelda energia. Müntide 3. Müntide 3 puhul siin on näha töötellijad koos joonisega, mis kujutab seda sama nii-öelda valmis toodet siin siis. Ja siin on siis põllega tööline, kes esitleb või just nagu annab seda tööd üle. See kaart räägib siis esiteks kas sellest, et tuleb mingi võimalik tellija, kes soovib mingit toodet või teenust osta sinu käest. Või siis sina satud positsiooni, kus sa pead tõestama või kaitsma oma tööd just nagu, ja ma ei räägi kaitsmisest selles mõttes, vaid just nagu doktorikraadi kaitsed, sa kaitsed mingit oma tööd, ehk siis sa nagu esitled seda kellelegi, mitte kaitsed nagu rünnaku eest. Vaid, et siin ongi, et sa pead just nagu tõestama ennast. Siin on töö juba tehtud, aga kuna näidatakse joonist, äkki nad ei ole rahul, viitavad mingile detailile, mis on vaja ümber teha, kuna see kõrgem positsioon, ehk siis see nii-öelda lavale
panemine, see esinemine on siin just nagu esile tõstetud, siis see näitab seda, et sind pannakse sellesse rambivalgusesse, kus sa siis pead just nagu tõestama enda nii-öelda valmisolekut ja võimeid. Aga seotud on see siis töö, sissetuleku, õpingute, selliste asjadega, kus siis keegi tuleb ja sina pead siis temale just nagu aru andma või siis midagi looma talle. 4. Selle kaardi puhul on nüüd samamoodi. Esiteks, esmane nii-öelda tähendus sellel kaardil on nii-öelda ahnitsemine või ihnus, kus siis see isik on linnast väljas võimalikult kaugel, eraldi hoiab oma münte, see raha on tal ainult peas, tema mainevarad ainult sellest hoiab kinni jalgade all, jumala eest, et tal midagi ära ei kaoks, hoiab seda just nagu 10 küünega endale, ehk siis see kaart nagu räägib just nagu negatiivses mõttes koonerdamisest. Jällegi sõltub, mis kaardid on siin ümber või mille kohta küsimus esitati. See kaart võib ka öelda, et jah, just praegu sa peadki hoidma, mitte raiskama, mitte laristama, sa peadki praegu enda nahka hoidma nii-öelda. Ehk siis see ei pruugi tähendada seda, et sind kaardipakk just nagu mõnitab, et sa hoiad kokku. Et sõltub küsimusest. Kui sa nagu selle kaardi oled välja tõmmanud ja sa tunned, et see on just nagu sinu pihta, et sa kooner oled või midagi, siis sa võib-olla tõesti, kuna see sinus mingit närvi puudutas, siis sa võib-olla tõesti peaksid mõtlema. Samas võib see tähistada loomulikult ka kedagi muud, kes siis oma rahaga või varadega nii käitub, näiteks kui sa plaanitsed palgatõusu, siis see kaart ilmselgelt näitab, et sulle seda ei anta, et keegi üritab sinu pealt veel kokku hoida, et pigem hoia ise oma raha, seepärast, et nii pea sulle ei tule juurde ja nii edasi. Müntide 5. Müntide 5 on nüüd ainuke kaardipakis olev talvega kaart, ehk siis siin on näha lumesadu, siin on näha lumi, vaev ja viletsus. See kaart tähendab siis vaesust, sattumist olukorda, kus ma vajan kellegi abi või põlu alla sattumist, pankrotti, mis iganes. Samas enamus kaardipakkides, mis nüüd Rider-Waite'i süsteemi järgivad, ei ole siin kaardil kujutatud üks inimene, ehk siis on alati kahekesi. Ja kui te vaatate hoolega, siis siin ja siin on üks ja sama jalats, mis viitab sellele, et see naine on andnud siit sellest paljast jalast tema ainsale mahapuutuvale jalale oma jalatsi, ehk siis see jagamine ka hädas, üksteise jaoks olemas olemine. See kaart, kui me nüüd ajalooliselt võtame, vaatame detaile, need kargud, see kehahoiak viitab sellele, et tegemist on puudega inimesega. Puudega inimesed olid väga halvas seisus keskajal, vanal ajal, kuna neid peeti Jumala poolt hüljatuteks, mis näitab ka seda kirikust väljaspool olemist, kuna see on kiriku vitraažaken. Just seda välja heidetud olukorda, kus siis neid ei aksepteeritud, neid peetigi, et nad kannavad haigusi ja nendega käituti nagu loomadega. See on nagu väga halb olukord, kus olla, mida siin on siis üritatud edasi näidata. Ja just see, et võib-olla see inimene, kes ei paista just nagu samal positsioonil olevat. Ta on terve, ta on just nagu ei ole kellukest kaelas, siin on isegi kelluke kaelas, sest neile kästi panna enda külge kellukesed, et kõik kuuleksid neid tulemas ja hoiaksid eemale. Kellukeste
nii-öelda siis tähendus oli see, et sellel inimesel on kas mingi nakkus, leeprahaigete puhul kasutati seda eriti, need ei tohtinudki liikuda, surmaga karistati seda, kui nad ilma kellukeseta liikusid. Ehk siis miks ma räägin selle loo, ongi see, et see vaev ja viletsus siin ei ole selle inimese enda, ta ei ole ta ei ole tekitanud seda ise, ta on sattunud sellesse olukorda mingitel välistel, nagu siin on kultuurilistel põhjustel. Paljud peavad seda just nagu kaardiks, et nad liiguvad siia, et kirikus on tuled, põlevad sees, seal on tõenäoliselt soojem kui siin väljas paljajalu või poolpaljalt liikudes, aga tegelikkuses on tõenäoliselt see, et neid ei lasta kirikusse, sest seal tohivad siis risti inimesed ainult käia. Et nad ongi omapäi ja samas nad ei ole üksinda, nad toetavad ühtest, et kas ka kõige suuremas viletsuses me ei tohi unustada, et me ei ole üksinda ja me ei tohi teisi inimesi endast eemale lükata mingi häbi või valehäbi pärast. Kui nüüd see kaart tuleb kaardipakis ja te olete küsinud töö kohta või mingi muutuse kohta, siis see kaart pigem hoiatab, et ärge tehke, see võib teid väga halba seisu. Te võite ennast kuidagimoodi halba seisu mängida selle otsuse vastuvõtmisel. Ja samas näitab see kaart ka seda, kui on juba halb aeg olnud, et nüüd hinda seda ja neid inimesi, kes on sinuga koos olnud sellel ajal. Ja huvitaval kombel on siin selle vitraaži peal ankrukujutised. Ehk siis lisaks nendele müntidele on siin ka 2 ankurt. Ankur on nii-öelda lootuse sümbol, ehk siis see näitab, et kunagi ei ole lootus kadunud. Tema on sündinud olukorda ja ajastusse, kus ta on põlu all, kus ta peab võitlema oma ellujäämise sooja ja söögi eest, keegi ei aita just nagu teda. Ometigi ta liigub, ta läheb kuskile, ta ei istu ja lihtsalt ei sure ära, vaid ta võtab elult, mis võtta annab, ehk siis see ongi see edasi liikumine. Kui sul on halb seis, ära jää istuma. Mine kuskile, otsi võimalusi, kunagi ei ole kõik uksed kinni. Kõik inimesed ei ole sellised, et ei aita. Kui sul ühest kohast öeldi ära anna alla, mine edasi. Ehk siis see ongi see, et sa lootust ei kaotaks ka kõige raskemas majanduslikus olukorras. Siis sa näed oma tõelisi sõpru, kes seisavad sinu kõrval ka sellises olukorras. Ja kui sa sellest välja tuled ühel hetkel, alla ei andnud, siis sa oskad juba vahet teha, kes tegelikult sinu sõber oli, kes tegelikult sinu kõrvale jäi. Ja samas on see kaart ka hoiatus, et sa ei muutuks eluaegseks abivajajaks, kus sa eeldadki, et sulle antakse, et haletsemise või mingitel muudel põhjustel just nagu sul on õigus saada. Müntide 6. Siin me näeme just nagu jälle raskes seisus inimesi, kellele nüüd siis midagi antakse. Andja käes, andja on ilmselgelt paremas seisus kui nemad. Ehk siis tema saab aidata, tema saab jagada. Kui me nüüd räägime sellest siin, et koputa ustele, alati leidub inimesi, kes tegelikult saavad aidata ja võib-olla sa saad oma kõhu täis ja ei suregi ära põhimõtteliselt, kui me nüüd räägime selle kaardi kontekstist, mis on halb seis, kus olla külmas õues ilma ulualuseta. Ja kui kõht on tühi, siis keha võib lihtsalt selles mõttes hääbuda vaikselt, eriti kui sa seisma jääd. Siin aga on nad leidnud inimesi, kes aitab, ta saab kõhu täis, ta saab järgmise päevani ja tulebki võtta sellistes olukordades üks päev korraga, mitte kujutada ette,
et kui homme ei muutu, siis jaa, sa pead ise liikuma sinna poole, aga sa ei saa kiireid tulemusi oodata, mida suuremas põhjas sa oled, seda aeglasemalt sa sealt välja saad. Oleneb, mis põhjustel sa sinna sattusid. Aga see selleks. Kaalud selle andja käes näitavad seda, et vaatamata sellele, et tal on võimalik aidata ja anda, ta siiski valib. Ehk siis kõiki ei saa aidata ja kõiki ei tohigi aidata. Nii nagu ma rääkisin eelmise kaardi puhul, kus mõned inimesed sellises olukorras muutuvad eluaegseks abisaajaks, siis elukogemus, ma leian, et ma ei ole ainuke, kellel on näidanud, et osasid inimesi ei tohi aidata. Miks? Sellepärast, et nad eeldavad, et neil on õigus abi saada. Nad imevad kaanina ennast sulle külge ja arvavad, et sina peadki nüüd neid elust läbi vedama, nende eest otsuseid tegema, neil ei ole mingit kohustust, vastutust võtta oma elu eest ja neil on õigus teisi süüdistada, kui neid ei aidata või neile lõpuks öeldakse, et kuule. Ehk siis see ongi vahe tegemine. Me ei saa ega ei tohigi kõiki aidata. Ja kuna siin on duaalsus 2 erinevat olukorda, siis on siin ühtepidi see, et kaalu enne, kui sa kedagi aitad. Kui sul on võimalik, aita, aga mõtle. Kõiki ei saa aidata. Ja teiselt poolelt, ehk siis nende abisaajate, et ole tänulik ja hinda seda ja aita ise kunagi kedagi, kui sa oled ise jõudnud sellisesse kohta, kus ehk siis ära unusta, kui sind on aidatud. Mis ringile lastakse, see tuleb ringiga tagasi nii-öelda. Ja miks paljud inimesed ütlevad, et kedagi aidates saad karistada, siis ongi see, et ta ei osanud vahet teha, keda võib aidata, keda mitte. Jah, sa saadki karistada, kui sa valesid inimesi aitad, sa pead hoolikalt valima ja mõtlema, keda sa saad aidata. Sest kui sa aitad inimest, kes tegelikult kasutab ära, saaks ise teha, aga ei viitsi, mugavusest ei taha, siis selliste inimeste poolt kahjuks tuleb sulle nii-öelda karistus või tänamatus või mis iganes või ta kasutabki ära, võtab sinult kõik ära, nii-öelda ise oled selles abisaaja rollis ja siis naerab sulle, et sa olid loll, et ise andsid. Ehk siis just õigeid inimesi aidates ei saa mitte kunagi karistada. Ja siin ongi see duaalsus, ehk siis ükskõik kummal poolel sa oled, ole õiglane. Seitse näitab nüüd, et sa võid aja maha võtta, sa oled juba just nagu mingi töö osa ära teinud, ehk siis, et hinda tehtud tööd, viljad on just nagu valmis, saagikoristus on poole peal, siin ei juhtu sellega enam midagi, sa võid korraks aja maha võtta, mõtiskleda, mis edasi, mida ma järgmiseks teen, kas see tasus ennast ära, ehk siis see on selline nii-öelda tulemuste hindamise koht. Ja kutsub kindlasti ka üles, et praegu on nüüd asjad seal maal, et sa võid korraks puhkuse võtta, eemale astuda ja hinnata neid asju lähedalt, kaugelt, ehk siis saagi ülevaatamise kaart nii-öelda. Kaheksa. Meistriks saamise, ehk siis kes siis ei õpi, sellest ei saa meistrit kaart nii-öelda, kus siis siin on oma oskusi, on meistrimees juba esitleb, välja õppinud, samas jätkab seda tööd, ehk siis siin on juba tase, kus see, mida ma teen, läheb sujuvalt ja toob mulle sisse täpselt nii palju, kui ma teen. Ehk siis see on ikkagi kätega tegemise, aga ka sissetuleku, kus siis, et ma saan täpselt nii palju, kui ma teen.
ja see ei ole raske, ehk siis see tuleb nüüd juba kergelt. Kas nüüd just päriselt öelda, et ise tuleb, aga väga lähedal sellele energiale, kus ma olen selle õpipoisi osa juba ära teinud ja nüüd sujub see töö või nii-öelda asi minu käes nii lihtsasti, et mul jääb aega üle nagu enda ja muude asjade jaoks ka, ehk siis nii-öelda selline hea töö tasakaalu kaart. Samas võib see ka näidata, et teil oleval perioodil võib tulla tavalisest rohkem tööd. Üheksa, nii nagu paljude teiste kaartide puhul, mis siis olid karikate 9, oli samamoodi see eraldatud rahulolu. Nüüd negatiivse poole pealt mõõkade 9 oli just see eraldatud halb olu, mitte rahulolu. Ja sauade 9 puhul siis jällegi eraldatud, et me näeme seda läbivat joont 9 puhul, kus see eraldatus on toimunud. Miks? Sest 9 on numeroloogiliselt siis üks samm enne 10 ehk kulminatsiooni. 10 on sama juba nagu uus ehk number 1, number 1 energia on seal juba pooleldi sees, uus algus on juba lõpetamise sees, ehk siis 9 on tegelikult see koht, kus ma saan nautida nüüd see mingi osa minu tööst on valmis. Ehk siis negatiivsel poolel siis, et see on vaja lõpetada. Et see lõpetamise nii-öelda energia on siin sees, kus siis see osa saavutatud, siin on rahulolu, ta toetub just nagu käega toetub oma nii-öelda küllusele. Sellist hobi nagu jahikullidega jahtimine said pidada inimesed, kes olid väga heal järjel. Ehk siis siin ongi just nagu näidatud see, et ma saan lõbustada ennast asjadega, millel ei ole võib-olla isegi kõige sellist, kuidas ma nüüd ütlen, nii-öelda üllavat eesmärki, või et nagu mõttetu just nagu. Ehk siis, et ma saan endale lubada selliseid võib-olla teiste jaoks mõttetuid, aga minu jaoks meeldivaid asju. Ja kuna ta on seinaga ja siis see on viinamarjadega, viinamarjad näitavad seda, kuidas küllus kasvab, viinamarjad valmivad kiiresti ja toovad palju sisse. Sealt tuleb vein, viinamarjad sümboliseerivad oma väetide ja selle kasvuga alati sellist küllust ja nii-öelda stabiilset kasvu ja rahulolu, mille siis sina oled ise kasvatanud. Mingi piirini toitnud, väetanud, istutanud ja siis ta läheb juba ise. Ehk siis see viinamarja nii-öelda seinaga eraldatud näitab jällegi see, et miski ei võta minult enam seda ära, see tuleb juurde ja mul on stabiilne ja ma saan nüüd lubada endale selliseid asju, mis teevad mulle lihtsalt rõõmu. Ehk siis ma ei pea koonerdama, ma olen need kõik asjad ära teinud, ma olen töö teinud, ma olen valmis saanud, ma olen saavutanud, ma olen ise ennast siia töötanud. Ja kui see kaart nüüd tuleb kuskil nii-öelda kaardi lugemise töökohta, näitab see seda, et sul on väga-väga stabiilne olukord praegu, kus sa lihtsalt naudi seda ära, karda homset mingisugust rataste pööramist, lihtsalt see on selline koht, kui me vaatasime saatuse ratast, kui sa oled seal üleval, siis naudi seda. Mitte ära karda, mis saab homme, mis saab edasi. Sul on praegu piisavalt. See ei tähenda seda, et sa peaksid sellega hooletult ringi käima. Vaid just, et sul on majanduslik küllus, stabiilsus ja tarkus. Ja müntide 10 räägib nagu karikate 10 perest, ehk siis see meie vundament. Siin on mitu põlvkonda
siin on vanaisa, siin on poeg või tütar siis oma kaasaga ja väikelaps, siin on koerad, truudus, kõik, mis tähistab seda kodurahu, neid saavutusi, siin on vapid, näitab selle perekonna nii-öelda pikki traditsioone ja seda stabiilsust, kus siis sa saadki olla ja nautida ja seda kodurahu ja seda majanduslikku nii-öelda. See kaart võib tähendada pärandust, see võib tähendada seda, et sul lõpuks leiad selle kodu või maja, kuhu siis investeerida. See kaart võib näidata lihtsalt seda, et sa oled väga heas nii-öelda majanduslikus energias või liikumises praegu, kus siis sulle tuleb just nagu ära teenitult või lihtsasti see, mis sa oled kasvatanud, sa oled õigesti investeerinud, ehk siis hästi positiivne ja stabiilne majanduslik seis, kus siis on näha see põlvkondade nii-öelda, et saad edasi anda, sa saad oma teadmisi, oma oskusi nüüd ka juba edasi anda järgnevatele, et kui sa oled siia jõudnud, siis ära jätta seda endale, vaid sa saad jagada seda juba ka teistega. Enam-vähem nagu karikate äss, ehk siis sul on nii palju, et sa saad teistega jagada. Ja need teistes numbrites nüüd siiamaani kogetud õppetunnid, ehk siis see jagamise nii-öelda oskus ja saamine, andmine, see, et ma olen korra põhjas ära käinud, kõik need teadmised on sind siia toonud, ehk siis see on nii-öelda selle müntide rea kulminatsioon, kus siis jällegi kõigele kogetule põhinedes sul on see. Nii, ja vaatame õukonnakaardid. Õukonnakaardid, siis alustame baasist. Baasiga on see lugu, et võib-olla natuke majanduslikult orienteeritud noor meesterahvas, kellel emotsioonid, kus siin ei ole üldse vett näha, aga samas on tal oma eesmärgid, et ta võib olla natukene liiga materiaalne iseloomu poolest nüüd siis, kui inimesest rääkida, kellel on siis raske oma nii-öelda teenimisvõimalustelt silmi ära pöörata. Samas, kui see kaart tuleb sul nii, et sa ei loe seda inimesena, siis saad sa võtta seda kui nagu ässagi, et keegi toob sulle või kellegi kaudu tuleb sulle mingisugune, see võib näidata palgatõusu, see võib näidata nii-öelda mingit lisaraha, preemiat, keegi toob võla tagasi, ehk siis et enam-vähem samalaadset energiat, kus keegi annab sulle midagi, mida sul just nagu sa arvasid, et sul ei ole või sa ei teadnud, et sa võid saada, ehk siis see võib tulla selline ootamatu rahaline nii-öelda väike süst, ehk siis teiste sõnadega jällegi oleneb, mis kaardid on siin-seal, kuidas sa loed seda kaarti, tähendab see seda, et sa oled praegu jõudnud mingile tasemele oma nii-öelda majanduslikus olukorras, kus sa võiksid nagu hinnata seda ja mõelda võib-olla investeerimisvõimaluste peale, et kuidas sa saaksid seda säilitada, et see sul oleks ka homme, ülehomme. Ehk siis tänutundega just nagu oma saavutusi vaadata. Või olemasolevat vara või siis just kuna mündid tähistavad kõike seda meie maist. Vara, mida me kaasa võtta ei saa. Ja müntide rüütel. Toon jälle teised rüütlid siia kõrvale, et kui meil nüüd läks mõõkadest, sauadest, karikatest aeglasemaks see liikumine või stabiilsemaks kogu aeg, siis müntide rüütel on nüüd ainukene, kes seisab.
täiesti paigal, ei ole mingit liikumist. Ja kui me nüüd iseloomu poolest võtame, siis on selline rahumeelne, aeglaselt mõtlev aega küll, aga väga stabiilne nii-öelda meesterahvas pigem, kes on pigem ooda ja vaada kui selline rahmeldaja, aga samas see, kuidas tema plaanitu, kui ta lõpuks tegutsema hakkab, vilja kannab, kui me nüüd võrdleme siin teisi rüütleid, kui uhked on nende riided ja heledad hobused, mis näitab kõike seda kõrgemasse seisusesse kuulumist ja nikerdatud nii-öelda kaunistused, siis see on just nagu selline talupoeg rüütel, kes on pannud selle rüü selga selleks võib-olla, et kaitsta oma maad ja vara, mitte selleks, et minna midagi uurima ja vallutama. Et samamoodi seisab ta põllu ääres, kus siis ta vaatab seda oma tehtud tööd, mis siis, kui me nüüd ei räägi temast kui inimesest, siis on selline koht, kus kaardid natuke kiidavad sind selle eest, et sa oled kannatlik olnud ja teinud või siis kutsuvad just üles kannatlikkusele ja rahumeelsusele, et rabeleda ei ole siin kuhugi, edasi liikumine peab toimuma pigem aeglaselt ja hoia mingisugust stabiilset nii-öelda olukorda selle asemel, et kohe teenitud või tehtud nii-öelda tulemus kuskile, kui siin rääkisime investeerimise soovitusest, siis siin kindlasti seda teha ei soovita, vaid ongi see, et nagu ma ütlesin, ooda ja vaada, ehk siis äraootamise koht, kus aega on. Võta neid asju rahulikult. Kui me nüüd küsisime näiteks töö või palgatõusu kohta, siis see kaart näitab, et aeglaselt, aga kindlalt need asjad siis juhtuvad ja tulevad. Et lükata seda nagu just nagu kiiremaks ei saa, et pööra oma tähelepanu mingitele muudele asjadele, sellepärast et see asi just nagu kujuneb ise. Nii müntide kuninganna. Müntide kuninganna on nüüd selline hea majanduslik, stabiilne koht, kus olla. Kui me võrdleme teda, ta on sarnane müntide 9-ga, aga ta ei ole eraldatud, ehk siis siin näitab seda nii-öelda, et ma ei karda enam, ma ei pea ennast eraldama või peitma seda või kuidagi moodi just nagu olema eraldi oma tulemustega, sest keegi ei saa seda mult ära võtta. Siin nurgas olev jänes alati sümboliseerib sellist asjade kiiret paljunemist, ehk see viitab sellele, et see, mis sul on, nüüd juba toodab kuidagi ise. Ehk siis see on nagu väga selline majanduslik ideaal, kuhu poole väga paljud inimesed püüdlevad, kus siis, et ma töötan ennast mingile maale, kus siis asjad tulevad juba ise ja ma ei pea, et ma saan olla mentor, ma saan olla nii-öelda juht, aga ma ei pea ise töötama enam selle nimel. Ja kui me nüüd räägime temast kui inimesest, ma hüppasin niipidi seekord, siis negatiivses võtmes võib see olla siis inimene või naisterahvas, kes on nii-öelda kullakaevaja või raha peal väljas. Samas võib see olla ka naisterahvas, kes on väga heal majanduslikul järjel ja ühesõnaga kes siis kas saab olla mentoriks, investeerijaks või siis pärandajaks näiteks, et oleneb, mis tulemusi siis oodatakse sellelt kaardilt või mis positsiooni peale ta asus. Kui see kaart tähistab ennast, siis võib ta tähistada nii-öelda seda soovi, kuhu inimene tahab jõuda. Või siis kui töökohta küsitakse või suhete kohta, siis suhte kohta näitab stabiilset
nii-öelda, kus siis suhtes majandusliku poole pealt ei peaks muretsema, aga samas emotsioonid, et sa oled nagu stabiilses, aga emotsioone just nagu jääb vajaka, et siis sul ongi võimalus tegeleda muude nii-öelda aspektidega, ehk siis, et see elemendi spekter peab olema omavahel tasakaalus, kunagi ei ole ühte asja liiga palju, ei või olla, sellepärast, et see ei tee õnnelikuks, see loomulikult öeldakse, et lihtsam on nutta seal, ma ei tea, Lexuses kui Žigulis, aga olgem ausad, kui sul ülejäänud elualadel asjad on täiesti paigast ära, siis majanduslik stabiilsus ei aita sul kaasa. Nutad sa lõppkokkuvõttes ikkagi ja kui sa ülejäänud aladel oled ebastabiilne, siis on väga suur tõenäosus, et sa kaotad oma majandusliku stabiilsuse takkapihta, mis siis sulle lõpuks jääb. Ehk siis väärtushinnangud. Nii, ja müntide kuningas, nagu kuningate puhul ikka, on siis ise kasvanud sinna viinamarja väetidesse, kogu tema kostüüm koosneb just nagu viinamarja väetidest, siin ei teegi vahet, kas nad kasvavad tema ümber ja peal või on see tema nii-öelda mustri osa. Tema kostüümi mustri osa. Kui nüüd nagu kuningannade puhul ikka, kui siin on veel muretsemine, ehk siis mitte täielik stabiilsus majanduslik, sest midagi on veel puudu, sest siin on just nagu selline kõik elemendid olemas. Siin on mäed taga, näitab seda, et on veel kuhugi edasi minna. Siin on loss, stabiilsus, kodu, kõik, mis inimene selles mõttes tahab ja ta tunneb uhkust selle üle. Ja nüüd, kui me võrdleme kuningaid, siis nemad on alati ennast ise töötanud, siin nad ei ole sattunud sellesse, see on üles töötatud positsioon, siis see kuningas on just nagu töölisest alustanud, ise kättpidi mullas olnud ja ei ole sattunud siia lihtsaste moodustega ja selles on ta väga õiglane ülemus, kui inimestest rääkides on ta väga õiglane ülemus, väga selles mõttes võib-olla karm, aga õiglane ja siis nii-öelda negatiivses aspektis, kui me vaatame seda kaarti tagurpidi, siis väga ebaõiglane ja ihne ja võib-olla teistele majanduslikku kahju tekitav, et enda kasu saada, aga teistpidi pigem ta jagab oma küllust ja sest ta teab, et see ei kao kuhugi, kuna ta on nii tark olnud, et ta näiteks investeerinud. Kui see kaart nüüd peaks tulema, ütleme, mitte inimesena, siis tähendab see siis kinnisvara soetamist võib-olla, et oma majanduslikku stabiilsust kasvatada või hoida. Või siis ongi selline, et mõtle, kuhu sa investeerid või kuhu sa oma raha paned, et käitu oma rahaga nii raskelt, kui see sulle tulnud on, hinda seda, ära lase sellel nii kergelt ka tuulde minna, ehk siis osad inimesed teenivad, saavad, võidavad ja neil on see nii kiiresti läinud, sest nad hakkavad kohe endale mingisuguseid asju, et sa ei pea, et see kaart kutsub üles just stabiilselt käituma iseenda suhtes oma nii-öelda varaga. Ja samas mitte olema sellest kinni, et ma ei saa just nagu mõtlema pean kogu aeg, et äkki ma kaotan selle. Ehk siis need hirmud on samamoodi olulised siin. Ma korraks otsin välja teised kuningad siia kõrvale, et näidata ühte detaili, mis on siis huvitav. Kui me nüüd vaatame seda kuningat siin, siis on näha nagu imperaatori puhulgi,
et tal on raudrüü siin selle toreduse all, mis siis viitab jällegi sellele, et ta on võimeline kaitsma ja võitlema. Ja väga, ütleme niimoodi, et kui imperaator on suure arkaani nii-öelda see isa ja selle stabiilsuse näitaja, siis tema on just nagu sellel inimese levelil või tasandil selle stabiilsuse nii-öelda mitte näitaja, vaid esindaja. Sõnnist rääkides me räägime puhta maa energiast, kus siis on selline küllus ja nii-öelda kõik maise varaga on siis sõnn seotud. Aga millele ma tahtsin tähelepanu pöörata, on see, et temal on siis ainsana raudrüü ja jalg toetub tal siis kiivrile või jah, nagu raud, mis iganes nüüd seda raudrüü kiivrit siis nimetatakse. Mis tähendabki seda, et ta on ka võidelnud oma positsiooni selles mõttes kätte ja ta ei karda selle nimel võidelda, et kui me vaatame teisi kuningaid, siis siin on tahaks öelda villased sokid, aga tegelikult on see siis see võrkrüü või mis on metallist selline rõngastest koosnev. Ja siin ei ole jalgu üldse näha. Ja siin, kui me võrdleme, siis on mingid muud jalatsid, mis ei ole metallist, kuna raudrüü koosneb nendest lülidest. Siin ei ole lülisid, see tähendab seda, et siin ei ole tegemist ka raudrüüga. Huvitav detail. Kutsungi üles teid vaatama igal kaardil iga väikest detaili, mis teile sealt silma hakkab, mis see teile räägib. Kujundama oma nägemus, oma arvamus, oma tunne ja tunnetus kaartide suhtes. Kuidas te neid loete, see on väga-väga individuaalne. Ärge keelake endale kasutada sisetunnet, mõtet, mis pähe tuleb. Või intuitsiooni teisisõnu, et siis nii-öelda veelgi avardada seda kaartide mõistmist. Nüüd, kui me räägime kaartide iseendale panemisest, siis järgmises osas võtame siis kaardipaki, proovime laduda, vaatame, mismoodi kaardid omavahel siis põimuvad. Seniks jätan koduse ülesande ehk siis võrrelge kõiki numbrikaarte omavahel, kõik 4, kõik 5, kõik 6, vaadake, millised on sarnased, millised on vastandid, ehk siis looge endale mingisugune rütmi ja duaalsuse arusaamine oma kaardipakist. Olgu see siis Rider-Waite'i või mis iganes kaardipakk teil on, kui te vaatate oma kaardipakki, võrrelge sellega teda, mida teie kaardipakil on rohkem või vähem, mida te veel seal näete, mis on teistmoodi näidatud, aga tegelikult just nagu tähendab seda sama ja nii edasi. Ehk siis kohtume juba järgmine kord, teeme väikese ladumise, vaatame, millised ladumisviisid on kõige võib-olla mõistlikumad algajatel, kuidas endale kaarte lugeda, mitte nii-öelda enda kasuks valesti lugeda. Soovunelmate või ühesõnaga, et ma ei pigistaks enda puhul ka seda aususe silma kinni või ei loeks enda kasuks neid kaarte ja nii edasi. Aga seniks head õppimist, aitäh ja olge hoitud!